Tere tulemast kõigile webinarile, kuidas nutiseadmed kontrollivad meie laste tähelepanu ja kuidas see kõik mõjutab meie tulevikku. Mina olen Lilian Promet, olen Meaningful Talksi kaasasutaja ja täna oleme kutsunud siia esinema ajuteadlase ja psühholoogi Jaan Aru. Ja mis siis täna siin toimuma hakkab, et uurimegi Jaani käest, et kuidas see nutimaailm meid mõjutab ja mida see meie ajuga teeb. Et kõigepealt natukene sellest ülesehitusest ka, et see webinar on meil mõeldud webinaride sarjana, mis on eelvaade siis meie konverentsile, mis toimub 23. jaanuaril 2021. Et täna puudutamegi põgusalt mingeid teemasid, nagu näiteks mida lapse aju tahab, mida lapse aju vajab, aga sellel konverentsil läheme veel sügavamale. Ehk siis Jaan räägib meile tegelikult, et mida meie lapse aju suudab. Ehk siis täpselt sellest ajupotentsiaalist, et milleks see kõik võimeline on. Et vaatame ka, et esialgu meil oli siin planeeritud Zoomi ülekanne, aga see webinar on osutunud äärmiselt populaarseks, mis tõestab ka seda, et tegelikult see teema on ülioluline nii lapsevanemate kui ka ma tean õpetajate ja siin erinevate asutuste töötajate seas. Et me mõtlesime, et kutsume teid üles ka küsimusi esitama, et vaatame, kuidas me sellega jõuame. Loosi lähevad täna ka 3 päevikut, mis on minu ja sinu tähtsad jutud. Ehk siis see pealkiri ongi tegelikult inglise keeles see Meaningful Talks, millest me siin räägime. Meie eesmärk on just see, et toetada laste ja vanemate omavahelist suhtlust ja suhteid. Et siit päevikust leiate seest siis ala, mis on vanemale ja mis on lapsele ja kus nad siis kirjeldavad oma igapäeva emotsioone. Näiteks siin on küsimus, ma olen sinu üle uhke, sest ja siis laps vastab, et miks tema on vanema üle uhke. Ja teine küsimus on, millised on olnud päeva jooksul minu tunded. Et see on ka sellepärast oluline tööriist, et tihtipeale näiteks mu tütar tuli täna koolist ja ma küsin automaatselt, nii, kuidas sul täna läks? Ja ta ütleb, norm. Ma küsisin, et okei, siis ma sain aru, et see küsimus oli tegelikult vale. Et ma ei saa temalt piisavalt infot, ma ei loo sellega kuidagi avatud vestlust ja sõnastasin küsimuse ringi, et kuuled, et aga ütle, mis oli kõige lahedam asi täna, mis koolis juhtus. Ja ta mõtles natuke ja ütles, et Among Us. Nii et ma arvan, et siit ongi hea minna nende nutiseadmete ja teemade Jaani juurde kohe tagasi. Et selle webinari lõpus loosime välja siis 3 päevikut kõigi registreerunute vahel. Et kuna meil esialgu oli planeeritud Zoomis teha, aga inimesi on nii palju, siis läheb loosi kõigi registreerunute vahel. Et aga alustame. Tere, Jaan! Tere! Väga kena. Et võib-olla räägidki sellest kõigepealt, et kuidas sina laste ja nutiseadmete teemane jõudsid? Mõneti väga loogiliselt, et esiteks kuskil 2014. aasta alguses ma sain ise nutiseadme esimest korda, nii hilja, eks. Ja siis, kui ma avastasin ennast sealt ringi vaatamast ja erinevaid asju katsetamas ja avastasin, et ma olen seal juba mõnda aega olnud, siis ma mõtlesin, oot, mina olen ajuteadlane, eks. Et kuidas saab olla nii, et mina ei saa seda asja nagu kontrollitud. Ja siis ma mõtlesin, et oota, aga mis siis veel teistel inimestel on, kes ei ole ajuteadlased, kes ei ole keskendunud sellele, et kuidas nagu oma aju kontrollida. Ja siis teine põhjus on see muidugi, et siis ma sain lapsed
ja minu küsimuseks sai see, et kuidas ma saan neid sellest asjast natuke eemal hoida, neid selle eest kaitsta, mis mind ennast, ajuteadlast peaaegu vastu maad surus. Et just, et see oli see, või see on see teema, miks see sinu jaoks oluline on, eks? No oluline on see teema minu jaoks seetõttu, et me räägime siin lastest ja iga lapse aju on midagi erilist, eks? No mõtleme sellest nii, et me vaatame neid lapsi Siblimas koolides, lasteaedades, eks? Aga vähemalt osad nendest lastest saavad kunagi järgmiseks Arvo Pärdiks või ükskõik kelleks, nagu, kes on midagi ägedat teinud, kas ägedaks lauljaks, inimeseks, kes maailma muudab ühel või teisel viisil, eks. Et nende ajus on nagu selline tohutu potentsiaal, aga me ei tea täpselt, millise lapse ajus, me ei tea täpselt, kuidas seda sealt kätte saada. Me ei tea, kuidas leida seda järgmist ägedat startupi tegijat või järgmist ägedat maailmamuutet. See on seal see potentsiaal. Ja meie töö ja ülesanne peaks olema see, et me üritame seda nagu aidata, seda välja päästa. Aga nüüd nutiseadmed on midagi, mis pigem seda potentsiaali piiravad, kastidesse suruvad. Ja minu jaoks on nagu hirmus mõelda, et meil on need lapsed, kelle ajus on tohutu potentsiaal ja siis selle asemel, et neid aidata, me tegelikult piirame neid ja ei aita nende ajul nagu areneda ja jõuda selleni, milleni see aju võiks. Ja ajuteadlasena on mul sellest kahju, eks? Et ma arvangi, et see teema on ka, et miks see on täna või siin paari päeva jooksul nii palju populaarsust kogunud, et lastevanematel on nii palju küsimusi selle teema kohta, et hirme, teadmatust ja seda oskamatust lastega sel teemal suhelda. Et kas oskad välja tuua, ma tean, et osad lapsevanemad ütlesid, et nad vaatavad täna seda webinari koos oma lapsega. Et kuidas selgitada lapse kontekstis, et mida see nutiseade tegelikult ajuga teeb? No, eks, ütleme nii, et natukene peab lihtsustama mõnda asja. Aga mõtleme ajust nii, et ajus on nagu, ütleme lihtsustades, et kaks osa. Üks on see, mis paneb igasugu huvitavaid ideid kokku ja mis tõesti võib viia nagu väga loovate asjadeni, jah? Aga ta teeb seda igas olukorras. Praegu siin, kui ma räägin, paneb kokku erinevaid sõnu ja lauseid, eks, või kui te olete tänaval, paneb erinevaid asju kokku. See on selline tõeline nagu loovuse meister on see aju osa. Aga nüüd on teine aju osa, kes kontrollib, et mida see loovuse meister nagu teeb, jah? Mida ta kokku paneb, milliseid küsimusi see loovuse meister küsib, eks? Ja see teine ajustruktuur on selline vanem, eks? Ja tema on, mida võiksime öelda, et ta nagu paneb paika meie motivatsiooni, mis on need teemad, mis meid huvitavad, jah? Ja nutiseadmete probleem on see, et nad haagivad otse sellesse teise süsteemi, sellesse motivatsioonisüsteemi ja muudavad seda fundamentaalselt. Sellepärast, et muidu motivatsioonisüsteem tavaliselt lapsel ütleks, et vahepeal tahaks mängida, siis tahaks midagi teiste lastega teha, siis tahaks võib-olla midagi huvitavat mõelda. Aga nutiseadmed on nii võimsad, et nad programmeerivad selle süsteemi ümber lihtsustades öeldes ja siis põhimõtteliselt see loovuse meister siin peal on ainult selleks, et mõelda, millist järgmist lehte vaadata, millist järgmist mängu mängida ja nii edasi. Ühesõnaga, et kõik muutub nutiseadme keskseks. Kui me seda niimoodi ühe lausega kokku võtame, siis nutiseadmete probleem on see, et nad muudavad kõik muu meie aju jaoks igavaks. Kõik muu on mõttetu. Õppimine on mõttetu, teised lapsed on mõttetud, kõik. Ja, ekstreemolukordades. Mitte kõikidel lastel ei lähe see nii halvasti, eks, aga on lapsi, kelle jaoks tõesti siis kõik muud asjad on mõttetud. Sellepärast, et nutiseadmed on ümber programmeerinud selle motivatsioonisüsteemi. Aga mis asi siis on see, mida lapse aju tahab? Eks siin paljud vaatajad ja me ise ka ju suudame seda kenasti vastata, eks, et mida lapse aju tahab, see sõltub natukene vanusest, eks, on ju.
päris väikse beebi aju vajab, on ju seda, et on turvaline, et on vähevahetatud ja nii edasi. Lähme sealt edasi, on ju. Kui laps on nüüd 2-3 aastane, siis see aju vajab nagu vaheldust ja ta vajab sisendit, eks. Ta vajab seda, et on turvaline, ta vajab seda, et on, või ta tahab seda, et on hea olla ja nii edasi, on ju. Aga muu kõige hulgas ta tahab ka seda, et nagu, et oleks pidevalt selline sisend, mis nagu hoiab nagu aju tegevuses, eks. No, ja siis kõik, kes on lapsevanemad, teavad, et vahel on see nagu selline frustreeriv ja päris raske, eks, on ju. Et kuidas sa selle lapsele, kes ütleb, mul on igav, mis sa leiad talle? Ja siis kahjuks see ongi see hetk, kus paljud vanemad otsustavad, et olgu, tead, mängi seda, võta see kätte, mängi seda ja siis nad avastavadki, et ohoo, lapsel ei ole enam igav, eks. Ja noh, et ma olen ise ka lapsevanem, eks ma saan sellest täiesti hästi aru, eks, et lastega tegelemine on raske. Ta on väljakutse. Ja meil oleks palju lihtsam, kui ma annaks alati need nutiseadmed kätte, aga ma kutsun üles nagu olema nagu selline ägedam lapsevanem, kes seda ei tee nagu iga hetk, kes ei lähe seda teed, sellepärast, et see on parem viis, kuidas nagu oma lapse ajus olevat potentsiaali nagu tegelikult alal hoida ja seda nagu paremini suunata. Sest tegelikult meie lapsed ju ei vaja nutiseadmeid. Et ma mõtlen just seda, et kui mu tütrel on telefonil aku 3 päeva tühi või kuskil on telefon, ta üldse, tal ei ole vaja seda. Ta leiab hoopis mingid teised tegevused, ja kui me viibisime temaga Uus-Meremaal aasta aega, ta käis seal koolis, seal ei ole lastel. Lapsed saavad seal esimese nutiseadme, võib-olla kui nad on 14-15. Et osatis on ka meie ühiskonnas siin surve, eks. Ja väga suur probleem on see tegelikult, eks. Et suhtumine on see, et me oleme see e-riik ja digiriik ja nutiriik. See tähendab kõigile lastele nutiseadmed kätte, see on õige viis. Ei ole, kui me tahame olla edasi nagu selline väga äge riik, siis me peame just vastupidist tegema, eks. Me peame just hoolima sellest, ja aru saama sellest, et uued ideed, uued startupi ideed, uued maailma muutvad ideed tulevad ajust, mitte nutiseadmest, eks. Et need lapsed peavad õppima, kuidas oma aju kasutada, kuidas oma ajust leida uusi ideid ja nii edasi. Ja siin võibki vahel öelda, et tegelikult praegu me küll vahel tahaksime öelda, et me oleme üks maailma nagu ägedamaid nagu digiriike, aga on võimalik, et riigid nagu Uus-Meremaa või Saksamaa, mille üle me vahel naerame, kuna seal kõik on bürokraatia ja paberimajandus, et 10 aasta pärast nad on ka digiasjades meist ees, sest nende lapsed, nagu sa kenasti ütlesid, saavad nutiseadmed hoopis hiljem. Mis on võimalik, et ühesõnaga, et Eesti lapsed läbi kogu selle nutinduse ja selle tegelikult muudavad meie riiki ja meid ennast kõiki vähem nutikaks. Aga võib-olla see küsimus, millest alustasid, oli see, et kas mida lapse aju vajab, eks? Just. Ja siin on see selge erinevus ka, et me rääkisime, et mida lapse aju tahab ja mida ta vajab, need on erinevad, eks? Ja siin me võime võtta teise näite, et on ju, et enamik lapsi tahaks terve päev kommi süüa, aga see ei tähenda, et ta vajab seda, eks? Vastupidi, sellel on negatiivsed tagajärjed. Samamoodi paljud lapsed tahaksid terve päev nutiseadmes olla, aga see ei tähenda, et ta vajab seda, eks? See on lihtsalt selline ajumehhanism, mis on nagu üle võlli läinud, ta on liiga kaugele läinud, jah? Mida laps vajab, on see, et tal oleks kodus turvaline, et tal oleks hea kasvamiskeskkond, eks. Ta vajab, et ta saaks öösel piisavalt magada. Ta vajab, et ta saaks hästi süüa. Ja ta vajab seda, et tema kodus nagu vaadatakse, et ta saab mitmekesist nagu sisendit. Aga ta ei vaja tegelikult nutiseadmeid üldse. Minu vanem laps on 7-aastane ja meil ei ole kodus nutiseadmeid. Naabritüdrukud käisid külas ja nad imestasid, et meil ei ole kodus isegi telekat muidugi. Ei pea nii ekstreemne olema oma asjades, aga ma just ütlen, et see on põhimõtteliselt võimalik, eks? Et see ei ole nagu mingisugune asi, mida peaks häbenema.
Pigem ma tahan, et kuulajad ja pered Eesti kodudes oleksid uhked selle üle, et nende lapsed ei ole nii palju nutiseadmetes kui teised. Ja sul on täiesti õigus, aga kas nutiseadmed võivad teha ka head? Jah, absoluutselt. Mina kunagi nagu ei ole nagu nutiseadmete vastu absoluutselt. Ma just ütlen seda, et me ei tohi neid anda. Sellele lapsele, kes sellest sõltuvus, kes jääb sinna kinni, et tema motivatsioonisüsteem nagu muutub. Aga nüüd võime võtta näiteks teise lapse, eks. Teda juba huvitavad mustad augud või ütleme aju, teda huvitab aju. Ja siis ta läheb, räägib emale isale, et kuule, mind huvitaks küll, et kas nagu nendel pyramidaalrakkude apikaalsetel dendriitidel on rohkem serotoniini retseptoreid. See ema siis ütleb, aga nüüd on tal võimalik, kui teda see tõesti huvitab, tal on võimalik minna internetti ja see järele vaadata. Ühesõnaga mõte on see, et kui see, see motivatsioonikeskus ajus on juba leidnud oma asjad, eks? Kui ta on leidnud oma asjad, mida ta tahab teha, siis ja sel hetkel nutiseadmed võivad olla kasulikud ja tegelikult nagu kaasa aidata selle aju nagu oma tee leidmisele. Aga seni, kuni laps alles otsib, ta ei ole leidnud, mis on enamasti niimoodi väikeste laste puhul, eks, seni me ei tohiks seda anda, sest et see nutiseade nagu blokeerib väga teid. Ühesõnaga, vahel ma ütlen, et nutiseade on nagu mingi supervõime, eks. Et kui sa oskad seda kasutada, siis see on võimas abimees, eks. Ja saab võimendada seda, mida sa teed ja kes sa oled. Aga kui sa ei suuda veel seda kasutada, siis ta haarab su ja orjastab su ja seda me ei taha. Just. Lähme sinna, mida lapse aju vajab või mida üldse laps vajab, on ka tegelikult tähelepanu ja see on ka ju vanematega selline üks-ühele aeg, et ka seda tuleb leida ja ka see on üks asi see, mis on minu meelest täna ühiskonnas puudu, et ka lapsevanemana me ei ole piisavalt loovad või et me ei leia seda aega, et lastega kas või veeta see 15 minutit päevas või ongi teha sellised mingid loomingulisi tegevusi. Eks? No selline ülddiagnoos sellel on, et aju on laisk. Ka minu aju on laisk. Kõigi aju on laisk, eks? Ja nüüd me rääkisime sellest olukorrast juba, eks, kus lapsevanem, ta võib küll ette kujutada, et nii, täna ma mängin, täna tõesti võtame selle memory mängu ja mängime seda kohe mitu korda. Aga sel hetkel, kui ta võib-olla hakkab minema, sel hetkel nagu ajust kostub selline, nagu tuleb selline teine suunis, et kuule, aga tegelikult oli täna ikka väga raske tööpäev. Tegelikult, see memory mäng, mitte päris sellist häält ei ole, aga see mõte on ju, et tunne, et ma võiks nagu tegelikult diivanil pikutada, Instagrami scrollida ja tegelikult ma olen selle ära teeninud. Aga tihtipeale tundub, et see mängimine ongi väsitav reaalselt. Ja ongi, memory mängimine jumalast väsitav ja ka nagu mõnes mõttes alandab, kui on ju oma 4-aastaselt niimoodi pähe saad järjest nagu mitu korda, eks on ju. Ja ta on raske, eks on ju. Aga mõte on selles, et kui me oleme lapsevanemad, siis me peame olema valmis selleks, et asi on vahepeal raske, eks on ju. Et see on normaalne tegelikult. Me peaksime uhkust tundma selle üle, et me suudame pingutada. On ju. Et vahel, kui on tõesti vaja, me voldime ja voolime ja värvime ja vasti kõik on mingi plöga täis ja rõve. Aga et me teeme seda oma laste pärast ja et see, et me suudame seda teha, et see defineerib ka meid, eks. On ju, et see meie ei ole mitte lihtsalt laisad inimesed, kes istuvad Instagramis, vaid meie oleme need, kes leiavad endast seda energiat, et oma lastega olla ja teha. Ja veel kord, ma saan aru, me kõik oleme laisad. Kõik tahaks diivanil pikutada. Aga me oleme inimesed, meil on võimalik teha see otsus, et ei, nüüd ma pingutan, nüüd ma näen vaeva ja meie laste ajud tänavad selle eest. Ja just. Aga kas nutiseadet võib võrrelda ka narkootikumiga? Ehk siis, kas nutiseadmed kontrollivad laste tähelepanu? Jah, see on hästi küsitud selles suhtes, et mis narkootikumide puhul juhtub, on just see, et see
objekt, see narkootikum, ta tõmbab tähelepanu, eks on ju, et inimese tähelepanu liigub sinna, noh, et ta võib olla mingis teises kontekstis ja siis hakkab mõtlema selle narkootilise aine peale. Ja nutiseadmete puhul on täpselt sama. Eks paljud meist suurtestki teavad seda, eks on ju. Mina tean seda, et kui ma olen vahel väsinud, siis ka võtan nagu nutiseadme kätte, mõtlen, mis ma nüüd tegin, eks on. Ja et see, et sellised automaatsed käitumised toimuvad ja see, et meie tähelepanu sinna peale liigub, see ongi näide sellest, et tõesti see on natuke selline sõltuvus ja et me võime narkootikumidega võrrelda. Kui me nüüd tõesti sisestaks natuke heroiini näiteks aiu, siis selle motivatsioonisüsteemi vastus on muidugi, ta on tunduvalt tugevam kui see, kui me nagu anname nutiseadet kätte pooleks tunniks. Ja? Aga üldiselt ma ei tea ühtegi inimest, kes heroiini annaks oma 2-aastasele lapsele, eks. Noh, nii, et siin on see probleem, et heroiin, see üks laks on küll tugevam, on ju. Aga kui me anname 2-aastasele lapsele selle nutiseadme, siis minu arvates on adekvaatne võrrelda. Ja teine asi on muidugi see, et no, tavaliselt inimesed ei kanna narkootikume igal pool kaasas ja ei vaata neid igal pool, aga nutiseade on kogu aeg taskus. Niipea, kui mõte läheb natukene liikuma, siis tuleb see, et ma vaatan, äkki keegi on midagi saatnud. Ja muidugi meil kogu aeg on ju piibitab ja plõksub see ja siis nagu on kogu aeg nagu midagi, mida tahaks teha. Noh, et eriti just need notificationid on asjad, mis tõmbavad ju ise tähelepanu. Et isegi kui nagu meie mõte ei läheks sinna, siis tänu see notificationile me ei suuda nagu seda tähelepanu eemal hoida. Siinkohal me ei räägi ainult lastest. Ja just ma tahtsingi öelda väga õigesti. On ju, et meil on raske, suurtel inimestel on raske. Aga mis siis veel lastel on? Lastel on palju raskem, sest nende ajuosad, mis on seotud sellega, et me nüüd ütleme, et okei, mul on praegu see vestlus, ma ei vaata sinna telefoni, need ei ole veel nii välja arenenud, need on palju raskem. Nii et mina kutsun üles siin kõiki nagu ka suuri inimesi seda tegema, et kui te olete ikkagi mingil meeldival vestlusel restoranis, praegu küll mitte nii väga, eks, või olete õhtusöögi lauas, et siis see on okei, et te palute oma pereliikmetele, et me paneme need notificationid välja ja keegi ei vaata oma nutiseadmeid, eks. Et see on okei, et vähemalt mingid tunnid päevast on see, kus meie pereelu ja meie elu ja meie aju ei domineeri nutiseadmeid. Ja ma tahtsingi küsida, et mis on need sinu soovitused, et kas siis järgida mingit konkreetset rutiini, millal ja kuidas kasutada neid nutiseadmeid, siis tehagi peres konkreetsed kokkulepped, et on näiteks söömisaeg, me ei kasuta nutiseadmeid, me keskendume konkreetselt ainult sellele tegevusele. Et mis sa veel välja tooksid siin kohal? Ma arvan, et peaksime just minema et vasta midagi üldist ja siis üritame võtta nagu väiksed lapsed ja niimoodi järjest, sest kõikide kohta natuke erinev. Aga selle üldine, mis nagu igas peres põhimõtteliselt võiks toimuda, on see, et tõesti vähemalt söögi ajal on see, et ei ole emal isal seda nutiseadet. Ei ole neil notificationid sees, aga siis ka lastel. Et see on kõik, et on mingi aeg, kus nagu me oleme nagu üksteise päralt. Ja kes suudab seda rohkem teha, seda parem. Et meie peres näiteks ei ole üldse kellelgi notificationid sees. Nagu, lastel ei olegi nutiseadmeid ja minul ja abikaasal ka ei ole. Ja siis kui kellegi kogemata tööajast jääb peale, siis me vabandame, paneme ära. Nagu sellest, et meil on tähtsamad asjad tegemisel. See, mis on nutiseadmetes, nutimaailmas on, see ei ole tähtis praegu, eks. Et ma arvan, et iga peres sellised väiksed reeglid võiks nagu endale nagu panna. Mul isegi meeldib, on parem sõna kokkulepped. Sellest muidugi kokkulepe on nagu parem asi ja tähtis asi on siin on ju see, et mitte see ei ole lapsevanemana, see ei ole kokkulepe, mida sina, väike tüüp teed, vaid see on kokkulepe, mida me kõik teeme. Kahepoolne. Või kõigipoolne. Et siin päevikus ka me olemegi viidanud sellele, et ja kui me teeme neid kokkuleppeid, et me teeme neid nagu sellises heas võtmes, et mitte et ära karju, vaid räägime vaikse häälega.
et paneme need nagu teise sõnastusse, et ka sõnal on jõud, on ju, milliseid sõnu me kasutame. Ja muidugi, ja sellised reeglid nagu peres on väga-väga tähtsad. Et igal perel võivad need natuke erinevad olla, aga ma arvan, et see tänase jutu mõte on, et ma tahaks, et iga pere võtab seda, et meil on kas ta nutiseadme vaba aega ja tegelikult see on see aeg, mis on laste jaoks tähtsam ja mis on ka meie suurte inimeste jaoks tähtsamad, sest me näeme, kuidas see lapse aju nagu paremini areneb. Ja, absoluutselt. Aga mis sa arvad, et mis on siis see õige aeg, millal lapsele nutiseade kätte anda või siis lubada? No siin me natukene oleme sel teemal juba niimoodi liikunud siin ümber, eks, et põhimõtteliselt oleks ilus, kui meil oleks samamoodi nagu Uus-Meremaal, eks. Sest me oleme öelnud, et lapse aju ei vaja nutiseadet, eks. Ja siin võib öelda, et aga siis ta jääb teistest maha ja või jääb sellest nutimaailmast maha. Aga 10 aasta pärast on niikuinii uued tehnoloogiad, teistmoodi tehnoloogiad ja lapsed õpivad kõike nii kiiresti, eks. Et see ei ole nagu tegelikult argument. Et argument on see, et me tahame oma laste aju hoida ja selleks tahame me nii teha, et mida hiljem, seda parem. Mida vähem, seda parem. Ja me tuleme kohe, ma loodan ka nagu suuremate laste juurde, kellel juba on mingid probleemid, aga kui me alustame päris väikesest lapsest, teil kindlasti kodudes paljudes on väikseid lapsi, kes ei ole veel nutiseadmeid kokku puutunud, siis on see võrdlemisi lihtne teha seda, et ei tutvustagi seda. On ju? Muidugi võib vaadata päevas võib-olla pool tundi multikaid või midagi taolist, on ju, aga põhimõtteliselt seda, et lapse käes on oma nutiseade, et seda ei olegi. Ja kui laps harjub nii, on ju, et tal ei ole ja ta ei tea, mis see on, siis ta ei protesteeri ka selle üle, eks, et miks mult ära võeti, sest midagi pole antudki. Ja jällegi, et siin on võimalik seda tõlgendada nii, et issand jumal, et me hoiame nagu midagi head oma laste eest ära ja miks me oma lastele ei anna seda, me armastame ju neid. Aga minu kui ajuteadlase seisukoht on, et kui me oma lapsi armastame, siis tegelikult me peaks nagu väikese lapse puhul seda tegema. Ja jällegi, et mina olen seda teinud, minul on kodus siis üks laps sai 7 ja teine saab 5 ja meil ei ole kodus nutiseadet. 5-aastane küll vahepeal emmelt üritab seda, et kuule, ma tahaks ka, aga meil on siis lihtne, et meil ei ole ju lastel nutiseadmeid ja vaata, vennal ka ei ole, venna on 7 juba. Aga sa oled planeerinud, et millal sa selle esimese telefoni ostad, et tihtipeal ongi minu meelest Eestis see, et kui lapsed lähevad kooli, siis nad saavadki oma esimese selle nii-öelda nutiseadme. Ja see on väga suur probleem, eks. Selles suhtes, et kõigil ju on seal, eks. Ja ma otseselt, ma ei hakka sellepärast võitlema, eks. See ei ole seda väärt, et kui minu laps tunneb ennast halvasti, kuna kõikidel teistel on, siis ma pean selle ostma, eks. Sest et see on tähtis, aga samas ma olen ette valmistanud, ma olen nagu rääkinud sellest, mis on nagu see nutiseadmete probleemid ja mida see nagu mõtlemisega teeb ja praegu vähemalt mu see 7-aastane, kes nüüd kooli läheb, siis järgmine aasta on öelnud, et ei, ta ei taha ja et see teeb ju ajule liiga. Aga mõte on selles, et kui me peame isegi need nutiseadmed ostma, kuna kõikidel teistel on, siis ikkagi on ka vahe nagu, et mida ta teeb selles nutiseadmes. Kui võib-olla me saame ette valmistada natukene, on ju selles suhtes, et me siis näitame, kuidas nutiseadmes, näiteks talle meeldib muusika, on ju, et siis me näitame, kuidas nutiseadmes saab mingit muusikat kätte või kuulata. Et ei oleks, et kõik lapsed ei pea olema niimoodi, et vahetundides kõik mängivad mingisuguseid mänge ja teevad ühte ja sama asja, vaid et tegelikult see nutiseade, kui ta on käes, siis temast saaks nagu viis, kuidas see laps saab ennast arendada. Aga see on päris keeruline, eks? Et seetõttu ma olen ka siin Eestis natukene pahane nagu selle ühiskonna peale, on ju, et me oleme need seadmed kohe kätte andnud, aga me ei ole neid õpetanud lastele, mida peaks tegema, kuidas peaks tegema, eks. Ja tegelikult, kui me tahame olla nutikas riik, siis oleks palju mõistlikum see, et me ütlemegi, et meie riigis nagu ei antagi enne 10-aastaseks või vanemaks saamist kätte. Aga see rong on läinud, selge see. Ma just ütlen, et mida ma teeks, kui mina oleks kuningas. Õnneks meil. Väga hea. Aga nende
mängud ja koolis mängimised, et mida ma ise tähele olen pannud, et tihtipeale lapsed võtavad need mängud reaalsesse ellu kaasa. Kui me räägime siin Minecraftist, kui me räägime siin Among Usist, et nad ei mängi mitte ainult nutiseadmes seda, vaid nad käivad, toksivad näiteks metsas, on ju, mida siis seal Minecraftis õpetatakse või tuleb teha, on ju. Ja samamoodi toimuvad need Among Usi mängud. Et ma arvan, et meid kuulavad ka paljud õpetajad, et õpetajad veedavad täna ju rohkelt aega meie lastega koos, et kuidas sina näed seda või et miks nad neid mänge kaasa või et mismoodi sellele peaks reageerima? Ei no, aju ju alati, ta võtab selle teadmise, mis tal maailmast on ja kasutab seda siis oma käitumises ja nii edasi. Me kõik teeme seda alati. No, meil on mingisugused uskumused, arvamused, nii seda me kasutame, et maailma tõlgendada, et seal käituda ja lastel. Kui nende aju kesksed asjad on need mängud, siis muidugi nad võtavad selle päris ellu ka kaasa. Selles aspektis iseenesest ei ole ju midagi halba, eks see on ju pigem see hea aspekt, eriti kui nad koos mängivad, midagi teevad. Et sel hetkel, kui nutiseadmed aitavad kaasa nagu mängudele päris maailmas, sel hetkel, et see ei ole probleem, see on pigem nagu see positiivne küll. No ma arvan, et seda kinnitust ongi hea kuulda, et mina lapsevanemana ka. Pärast ei pea muretsema, pigem on probleem siis, kui see laps on ju seal tundide viisi nagu lihtsalt seal selles nutiseadmes on, eks on ju. Et tihtipeale nad ongi, võib-olla nad teevad mingid lauamänge nende mängude näitel, eks, ja ongi nagu sa ise tõid ka välja, et sellised koostöömängud, et see on täitsa selline. Ja nad tahavad ka vanemaid ka kaasata. Ja see on hea, see on jälle hea. Peres mängimegi Among Usi, mitte küll virtuaalselt, vaid nagu... Jah, seda ei pea üldse häbenema, kui te niimoodi just, et see on teie tegevus, eks see on hea. Ma vaatan, et meil tegelikult siin paar küsimust ka, mis on siia ekraanile pandud. No, väga hea. Et ja võtame siit Ereti ja Anne küsimused, mis natukene lähevad siis sinna samma, et kui lapsel juba on nutiseade ja nüüd te kuulete siin, et või ilmselt te kuulete täna seetõttu, et te olete juba varem ise ka mõelnud, et ilmselt see ei ole mitte ainult hea see nutiseade, eks. Et mida siis teha, et kuidas seda teha? Ühesõnaga, laps on võib-olla 3 tundi nutiseadmes ja te saate aru, et see ei ole hea. Mida ei tohiks teha on see, et võtate see nutiseadme ja viskate aknast välja ja ütlete kõik. No, teile endale ka ei meeldiks, meile kellelegi ei meeldiks, kui siis ühel hetkel nagu see asi, mis on meie jaoks tähtis, niimoodi ära võetakse, eks. Aga kui te tunnete, et te nagu... et te arvate, et teie lapse ajust võiks midagi paremat saada, te tunnete, et te olete ise nõus nagu selle asja ette võtma, siis tasuks nagu seda asja kodus rääkida ja teha kokkulepe, mille põhjal te nagu vähendate järk-järgult seda aega mingil määral, eks. Nagu te teate, on igasugused programmid, mis nagu mõõdavad seda ja saavad mõõta seda, et kui palju siis inimene või laps siis nutiseadmes on. Muuseas soovitan ka suurtel, kes tunnevad muret oma enda käitumise pärast. Aga põhimõtteliselt selle järgi on võimalik täpselt mõõta, et me ütletegi, lepite kokku, et meie peres me mängime, üritame võimalikult vähe olla ja vaatame, et kas sa saad näiteks nüüd täna siis nii, et sa oled nagu mitte 3 tundi, vaid oled 2 tundi ja 50 minutit ja niimoodi, et me võime nagu täitsa selle graafiku joonistada, eks näiteks külmkapi peale või kuskil, et see on nagu sport lapsele, jah? Et kui vähe ta suudab olla nutiseadmes. Aga see peab tulema sellise kokkuleppena peres, eks, ja sellist kokkulepet on lihtsam ilmselt saavutada, ütleme kuskil vanuses 5–13, et me peame nüüd kohe eraldi võib-olla järgmises küsimuses minema sinna, et mida teismelistega teha. Aga et ma arvan, et seal selliste võrdlemisi väikeste lastega on see võimalik, eks, et et see jällegi, ema-isa ütlevad ka, et võib-olla isegi niimoodi alustadagi, et me oleme kõik nagu liiga palju nutiseadmes, et teeme kõik seda. Ja kõik joonistavad oma kõverad sinna, kuidas nad siis nagu vähem aega on iga päev nutiseadmes. Et sellest saaks nagu mäng omaette eesmärk, vähem olla nutiseadmes, eks.
Ja need samad võib-olla need notification'id, et see on hea tähelepanek tegelikult, et noh, kas meil on neid vaja, kas meil on neid üldse vaja või me suudame ise kontrollida seda, et millal me läheme, millal me neid sõnumeid täpselt vaatame. Just, see on rohkem võib-olla natukene suurtele inimestele, et kui me kujutame, ma muidugi ei tea, kuna sellest ma ei tea, et võib-olla on 8-aastastel ka kogu aeg mingid notification'id. Jah, et me oleme rääkinud juba, üks reegel on see, et söögilauas ei ole kodus, aga teine asi, et kui me suudaksime hakata järjest vähendama seda ja see on küsitlus, et mis on mõistlik maht, et lõppude lõpuks see väga palju sõltub, et see sõltub ka, mida laps teeb. Et kui ta ikkagi seal tõesti, ta uurib astrofüüsikat seal selles nutiseadmes, siis ma teadlasena ma ei saa midagi öelda, las ta olla seal 1,5 tundi, kui ta kogu aeg loeb, on ju erinevaid asju, et on näha, et ta arendab. Aga et me kõik saame aru mingil määral, et on vahe asjadel sees, et kas laps lihtsalt mängib mingit asja, ta on lihtsalt sotsiaalmeedias või siis ta tõesti arendab oma aju. Vahel on seal selline peenem joon, eks, aga et lapse vanemana on ühesõnaga tähtsam aru saada, et mida ta seal teeb ja seda nii-öelda mõttetut aega vähendada. Aga koheselt, nagu me oleme öelnud, kaasneb siis ka see, on ju, et sa pead ise lapsevanemana siis aitama seda, et lapsel läheb see aeg alla, on ju. Aga siis esialgu on ta, mida ma teen? Igav, ma ei taha, mida ma teen? Et siis me peame olema need, kes pakuvad mingi alternatiivse tegevuse. Ja see on see, kuhu lapsevanemad kinni jäävad, aga julgustaksin erinevaid asju katsetama, joonistamist, maalimist, laulmist, jalutamist, sporti. Teie ise teate, mis teie last võiks huvitada, eks, aga et proovida neid erinevaid asju. Alati see ei ole lihtne, alati see ei ole võimalik, aga ma arvan, et me peame selle poole püüdlema. Jaa, väga hea. Vaatame, kas siin on veel mõni põnev küsimus. Ma arvan, et me kindlasti peame rääkima korraks teismelistest, sest teismelistel on muidugi veel eraldi probleemid. Muuseas, me vabandame ka, et küsimusi on tegelikult väga palju, et me ei suuda hoomata ja üle vaadata, et mis küsimused on head. Ja suur tänu, et teil on palju küsimusi. Me kahjuks kõik ei jõua vastata. Me üritame siin kõik need põhiteemad käsitleda. Ja üks põhiteema, mis on see, et mida teismeliste puhul teha, eks, kui laps on 15, ta on 4 tundi päevas nutiseadmes ja kui sa ütled talle või üritad seda ära võtta, siis tuleb sealt kõik võimalikku sõimu ja igasugu pahandust. Et siin, kui ikkagi see asi on väga hull kodus, ja see on tõesti hull, et lapsevanem tundub, et see on liiga palju ja mitte miski ei aita, siis ma ütleksin, et siin jookseb ka see piir, et me ei pea lõpuni võitlema, eks, et on tähtsam. Tähtsam on see, et tegelikult me saame oma lapsega hästi läbi. Tähtsam on see, et see laps tunneb ennast kodus turvaliselt. Et kui ta on 15 ja ta on 4 tundi päevas nutiseadmes, siis muidugi see on halb. Aga kui te olete näinud, et seda ei ole võimalik niisama lihtsalt kontrolli alla saada, siis las ta olla. Leppige kokku, et ta peab kooli asjad korras hoidma, et ta peab ilusti koolis käima. Aga kui ta on 15, siis on lootus, et 3, 4, 5 aasta pärast tegelikult ta ise leiab oma tee ja ta ise saab aru sellest, et ei ole mõtet oma aju raisata. Aga mõtleme sellest, et see ei ole, see sõnum ei ole mitte et me ei peaks neist lastest hoolima, vaid vastupidi. Kuigi meie teame, et parim hoolitsus oleks see, kui nad ei oleks nutiseadmetes, siis see ei ole teismelise aju puhul võimalik. Ja me peame siis hoolima nii, et me võtame ise tagasi, et me saame aru. Ja näiteks mina ajuteadlasena ka, ma siis kunagi ühegi teismelise emale või isale ei ütle, et nad kindlasti peavad seda vähendama. Kõige tähtsam on see, et me kodus oleks vähegi mõistlik olla ja sõbralik ja hea. Kui palju lapsevanemad ise peaksid uurima laste tegevusi seal nutiseadmes või täpselt seesama, et
et kui laps soovitab mul ka seda Among Us'i mängida või kuuled sa, et mängime Minecrafti koos, et kui palju me selle teemaga peaksime kaasa minema? No ma arvan, et üks asi on see, et oleks hea, kui me teaksime, mida nad seal teevad, eks. Mitmel põhjusel on ju, sest on 2 klikiga võimalik jõuda väga halbadesse kohtadesse internetis. Ja jällegi on ju, meil on digiriik, nutiriik, aga keegi ei ole meile andnud lapsevanematele vahendeid, kuidas nagu väga hästi seda kontrollida, et lapsed ei satuks kuskile halbadele lehtedele, eks. Nii et see on nagu meie vastutada. Ja ühesõnaga, et see on hea, kui me teame. Kui ta tuleb, on ju, et laps tahab midagi arutada, mis seal sees on, me peame alati olema, aga ma võtaks seda ka kui võimalust, et kui laps ütleb, et tule vaata, mis mul siin on, siis te ütlete, et olgu, et teeme nii, et ma vaatan sinuga siin 5 minutit, mis sul seal on, aga siis me lähme teeme seda teist asja, et mina kutsun sind siis teist asja tegema, eks. Okay. Et neid kõiki tuleb kasutada selliste võimalustena, kus me saame nagu midagi kuidagi oma laste ajudest hoolida. Vaatame natuke, siin on mõned küsimused tulnud. Ja, siin näiteks on küsimus selle robootika kohta. Mulle meeldib, mu enda 7-aastane on ka robootikast huvitub. Robootika üks element on see on nutiseade ja sellised nutiseadmete abil robotite kontrollimine. Mina oma 7-aastasele, keda robotid huvitavad, ma ei ole seda teinud, et me ei ole nutiseadmet andnud ja ta isegi vahel vaatab, siis kuskil seal on Lego robotid vaatab, kuule, siin on nutiseade, seda me ei saa võtta, eks on ju. Et on palju asju, mida laps saab tegelikult siis robotitega teha ka ilma nagu nutiseadmeteta. No näiteks Lego tehnikutes saab ehitada ja õppida igasuguseid asju nagu väga detailselt tegema ja väikseid masinaid, väikseid roboteid ka ilma nutiseadmeteta. Nii et pigem ma siin kohal nagu 5-aastase puhul ma veel hetke ootaksin, 5-aastane on 5-aastane, et võib-olla ta siis, kui ta on 6-aastane, tahab hoopis saada arstiks või paleontoloogiks või kelleks teiseks, et võib-olla, noh, et ma pigem üritaks leida veel varianti ilma nutiseadmeteta. Ja siis siin Tarek kenasti kirjutab, et tal on endal probleem ja nutiseadmetega, aga on väga raske sellest nagu lahti saada. Ja siis ma tahakski öelda kõigile, kes ise tunnevad, et neil see probleem on, et te ei ole süüdi, eks? See ei ole teie süü, et teil on see probleem. Et kui kedagi süüdistada, siis üldse nagu neid suurkorporatsioone, kes nagu neid vahendeid teevad ja nii, aga see ei ole süü ja see on kõigi jaoks raske igast sõltuvusest välja saada, eks? Aga see on võimalik, te peate nagu endal ise elu lihtsamaks tegema. Sellega näiteks, et kui te tulete koju ja tahaksite nagu mitte nutiseadmes olla, et siis te panete näiteks kõrgele kapi otsa. No, minu puhul see töötab, mina olen väga lühike, nii et kui panen kõrgele kapi otsa, siis ma ei saagi seda enam kätte, eks. Aga nagu, et te panete selle füüsiliselt ära, nii et teda ei ole lihtne kätte saada, noh, seifi või ükskõik, noh, midagi. Te panete teda ära. Ja siis muidugi tuleb vahepeal mõte, et ma lähen vaatan, aga nüüd, kui ta on kaugel, ta on ära, on seda palju raskem teha võrreldes sellega, kui ta on teil kogu aeg taskus ja siis, nagu ma ütlesin, kui ma olen ise väsinud, mul tuleb ka niimoodi ja siis panen ära, eks. Et see on üks väga tähtis nipp. Ja teine asi on muidugi ka, et leida endale tegevus, et mida te siis teete ja katsuda endale see asi leida, et millega te nagu tegelete, aga palun. Ja ma mõtlesingi, et see ongi nagu siuke harjumuse tekitamine, eks, et sa pead tegelikult looma sellest enda jaoks mingi rutiini, et inglise keeles on hästi hea ütlus minu meelest, et first man creates habit, then habit creates men, et kõigepealt mees justkui loob selle harjumuse ja siis harjumus loob siis tema. Just, no niimoodi nutiseadmetega on, eks on ju, et ega siis kui lapsele esimest korda nutiseade anda, ega talle võib-olla ei tundugi see nii huvitav, et ta ei hakka sellest kohe mõtlema, tal on hoopis teised asjad põnevamad, eks. Aga kui nüüd lapsel on korduvalt ja aju näeb, et see on koht, kus saab sellist mõnu, siis nüüd on see seal ajus sees ja nüüd see otsing, tahe, tung nutiseadet saada, see defineerib seda last. Ja see on see probleem, eks. Me ei taha, et meie lapsi defineeriks mingi tahe või tung nutiseadme järele. Me tahame, et neid defineeriks nende enda soovid, mis on tulnud nende enda seest, eks.
Jaa, aga Jaan, siit natuke nüüd edasi minnes ka selle tuleviku peale, et just, et kuidas see kõik siis kujundab meie tulevikku või et mis siis saab 10 aasta pärast? Väga raske öelda, eks ma olen teadlane, mitte oraakel sellest, ma ei tea, aga me oleme siin täna nii palju probleeme arutanud ja võib-olla läheme tagasi sinna, et 10 aasta pärast Eesti ei pruugi enam olla selle innovatsiooni eesrinnas või 10 aasta pärast võib olema, aga mitte 15, mingil hetkel sellepärast, et need ajud, kes meil peaks olema ja uusi asju välja mõtlema, nad ei oska seda teha. Sest nad ei ole uusi asju välja mõelnud, nad on nutiseadmetest kogu aeg sisendit saanud, eks. Nad ei ole pannud oma aju tööle, et nagu liigutada ja üritada asju teha. Seetõttu ma alati õpetajatega ka räägin, et meie ülesanne peab olema see, et me nagu õpetame lastele, kuidas nagu uusi asju välja mõelda, eks. Ja nutiseadmed võivad toetada seda, aga alles siis, kui lapsel on juba mingi ots käes, eks. Nii et halval juhul on 10 aasta pärast nii, et jah, et meil on poliitikud, ettevõtjad ja muud juhid, kes nagu tegelikult ei oska juhtida, mõelda ja nii edasi. Ma usun, et see asi kõik ei ole nii hull, et on, täna me räägime, siin on ju osade peredes, ma loodan, see nutikäitumine muutub ja siis on, et jääb ka neid inimesi, kes nagu meie vahvat riiki nagu siis ka edasi nagu viivad. Aga kahju, minul on kahju igast lapsest, igast ühest lapsest, kes nagu kaduma läheb, eks. Et me peaksime kõiki iga aju hoidma. Ja mul praegu ka tuli siin idee, et kuidas me saaksime nagu üheskoos üksteist toetades, kas siis tehagi mingi väljakutse või et kuidas me saame ühiselt selle, näha on ju, et inimesi on nii palju siia registreerunud, see kõnetab nii paljusid, et kuidas me saame nüüd üksteisele toeks olla ja kuidas me saame midagi muuta? Jah, et eks siin on vaja mingisuguseid selliseid väikeseid keskkondi ja organisatsioone, mis nagu seda vahendavad, aga lõppude lõpuks see kõik algab üksikutest peredest, vahel üksikutest emadest või isadest, kes võtavad selle kätte ja ütlevad, et ma ei teadnud, ma tegin valesti. Aga nüüd on aeg nagu seda parandada, eks, ja nüüd on aeg nagu see kätte võtta. Et mida rohkem neid peresid on, seda lihtsam on nagu ülejäänusid ka veenda, eks, et nagu me tulime selle juurde, et probleem on see, et laps läheb kooli, kõikidel on nutiseade, eks. Aga kui me ühel hetkel suudame selle ümber pöörata, et see ei ole normaalsus, see ei ole see, mida me tahame, see ei ole see, mida nutiriik tahab või see ei ole see, kuidas me oma lapsi tahame kasvatada. Ja see on normaalne, et lastele ei ole nutiseadet, siis see on juba palju lihtsam, eks. On, jah. Ja ma ütlen, et ise seal ühiskonnas olles tegelikult, kus ei olnud seda nutiseadme survet, siis see oligi normaalsus. Just. See, jah. Just. Ja lapsed leiavad tegevusi endale ja mitte midagi. Teame, just. Ja siin on üks hea küsimus, et kas on vahe, et kas on telekas või nutiseade, on ju, et kas üks on parem kui teine. Ja see on selline tihti sellist asja tuuakse ka, et telekad ei ole ju kedagi rumalaks muutnud, et miks nutiseadmed peaksid olema. Aga mille peate mõtlema on see, et nutiseade on tõesti kogu aeg inimesega kaasas, eks. Telekat üldiselt tavaliselt inimesed ei vea kogu aeg igal pool, mõni võib-olla hull veab, on ju. Aga mõte on selles, et telekas on seal ühes kohas toas. Teda saab vaadata mingi aja, aga siis ta ammendab ennast. Nutiseade on kogu aeg kaasas ja tal on nii palju rohkem võimalusi, mida teha, mida sellega teha saab. Nii et selles suhtes nutiseade on suurem probleem. Ja kui ma peaksin nagu soovitama, et igas peres on ju see, et on vaja õhtusööki teha, lapsed on lasteaiast tulnud või koolist ja karjuvad ja kaklevad. Et see pool tundi nagu seal teleka ees mingit multikat vaadata, see on mõistlikum kui see, et anda mõlemale kätte see nutiseade öelda, et tehke mis tahate. Ja see on natuke ikkagi nagu sinu enda valik, eks, et nutiseade ongi, tema kontrollib sind, tema annab sulle mingeid märguandeid ja oled justkui sellest sõltuv teleka, sa paned ise käima ja lähed vaatama. Kuigi lõpuks eks on ka mingi selline harjumus, mida saab muuta ja sa leiad mingeid alternatiivseid tegevusi sellele teleka vaatamisele. Aga ma ise tunnetan seda, et see nutiseade mõjutab või siis ongi kontrollib rohkem minu. Ta on palju võimsam just, et selles suhtes, et ongi, et aju
ta võtab alati arvesse, et mis kontekst on ju. Ja nagu me ütlesime, on ju, et kui sa oled bussis või poes või tunnis või nii edasi, siis sul ei ole võimalust, kunagi see aju ei tule selle peale, et võtaks teleka välja. Aga igas selles situatsioonis ta võib tulla selle peale, et ma võtan nutiseadme välja, eks? Ja see, niipea, kui tuleb see mõte, ma võtan nutiseadme välja, niipea nüüd lapse keskendumine näiteks koolitunnis läinud, eks? Et ta keskendub nüüd sellele mõttele, võib-olla selle mõtte kontrollile, võib-olla selle elluviimisele, aga igatahes see, mis õpetaja sel ajal rääkis, kuidas ta mõttes, on kõik kadunud. Eks? Ja see on see nutiseadmete probleem. Nad on alati meie juures, alati meie tähelepanu kontrollimas. Just. Ja siin on ka arvuti kasutamise kohta küsitud. Jah, et natukene need vahed, natukene me just siin toonitasime seda vahet, eks, et arvuti ka nagu ta on selles suhtes parem, et ta on statsionaarne, aga et siis on, kus arvuti ja nutiseadme vahe jookseb, on ju. Aga just peamine, mis on nutiseadmete probleemid, on alati kaasas. Ja see, selles suhtes minu jaoks on parem, kui lapsel on ju, et ta on pool tundi arvutis ja ta teab, et see arvuti on seal, aga see ei sega teda koolis, on ju siis, kui ta on mänguväljakul ja nii edasi, et ta siis keskendub asjale. Ja, just. Nii, vaatame, kas... Küsimusi on väga palju, suur aitäh teile kõigile. Lihtsalt siit on väga raske nagu lugeda ja jälgida ja me varsti hakkame ka lõpetame seda asja vist, eks. Aga Jaan, kas on ikkagi mingi nagu ajaline piir ka? Vaat me rääkisime teismelistest. Ikkagi tundub, et see teema on siin aktuaalne või et saada ka mingi selline, no me rääkisime 4 tunnist, et sa ütlesid, et 4 tundi veel võib olla okay. ei, no ma 4 tundi on selgelt palju, aga ma seda teismeliste puhul ütlesin, et kui on raske juhtum, et siis ma ei arva inimesena. Ajuteadlasena ma arvan, et peaks vähendama, aga inimesena ma arvan, et see ei tasu seda ära. Aga lastel siis, et see üldreegel, rusikareegel on see, et mida vähem, seda parem. Aga nüüd mina ei kirjuta neid reegleid kellelegi ette, igaüks peab ise vaatama, et mis see on. Et mõni päev lihtsalt on halvem päev, on ju, ja ma ütlen, et tuleb süüa teha ja nii edasi. Et las ta vaatab pool tundi, on ju. Aga kas väike laps üldse peab vaatama rohkem kui pool tundi? Mina ütlen ei, minu peres ei vaadata rohkem kui pool tundi. Ma ütlesin, üks laps on 7, eks. Et ei pea olema rohkem. Ja kelle lapsed on nüüd just seal siis, et nad on nutiseadmed saanud, siis ma pigem üritaksin alustada niimoodi, et panna see piir võimalikult madalale. Ja jällegi siis tuleb ise ka kodus eeskuju näidata, eks on ju, et mitte, et sinul on 20 minutit. Mina vaatan 4 tundi. Eks, et vaid, et meie kodus nagu me hindame seda, et me ei ole nutiseadmes, mina ei ole nutiseadmes, sina ei ole, ja me paneme siia esialgu siis selle piiri 20 minutit. Et see võib tunduda küll vähe, aga et see tegelikult on selline mõistlik asi ja siis nagu, kui vaja, siis natukene suurendada, eks. Aga et neid piirid nagu see on nii erinev mõnes peres, kus ei ole nutiseadmeid üldse väga hea, on ju. Teises peres, kus on see täitsa käest lastud, me ei saa öelda, nagu ma ütlesin, me ei saa nutiseadmet aknast välja visata, samamoodi me ei saa öelda, et nii, tänasest on 30 minutit, eks, vaid pigem peame seda samm-sammult alla minema. See peab olema selline mõistlik protsess. Aga kui ta on käest, et siis ta nagu oleks nagu mingi selge suunaga protsess, kus me üritame seda asja nagu natuke paremini kontrolli alla saada. Jah. Lihtsalt, ja ma arvan, et ise ka lapsevanemana, et sa ei taha käia ja kogu aeg rääkida sellest ühest ja samast asjast või et pane nüüd telefon kinni, kas sa võiksid nüüd midagi muud teha, et ise ennast tunned ka siis kehvasti, eks. Ei, no muidugi ja teiseks, mida me oleme ka siin rääkinud, et mida muud siis teha on ju. Et see küütage ette nüüd, et te ise olete parajasti seal mingi väga huvitav, ma ei tea, Facebooki postitus või ükskõik mingit artiklit loete. Ja siis tuleb abikaasa või elupartner hakkab rääkima, et vas tee midagi muud, pane nüüd see ära, on ju. Et aju on selles asjas sees, on ju, ta tahab, see on see, mida see aju teeb praegu, sest on väga raske nagu välja saada, aga et lihtsam on see, et meil on algusest peale mingid piirid, on ju. Ja siis, kui see piir lõpeb, et me teame, et nii, nüüd tal saab see 20 minutit täis, et siis me oleme seal tema jaoks ja
üritame vähemalt mingeid alternatiive pakkuda, eks. Aga kui laps teab juba, et tal on see piir, on ju, no siis aju on see ka mingil määral leppinud, harjunud, eks, erinevad ajud erinevad. Et see on palju raskem, kui laps iga päev vaatab nii kaua, kui tahab, sellepärast, et siis tuleb see hetk, kus te lähete, et nii, nüüd on juba liiga palju. Aga see aju on jälle see sama teie aju, mis on Facebookis, on, et ta tahab seda, ta on pooleli see asi. Ja siis kõrvalt on, et nüüd on liiga palju, lõpeta ära ja siis tuleb see tüli. Parem on panna mingisugused piirid, ise ka nendest kinni pidada. Ja just see vestluse arendamine, millest ma enne rääkisin, et kui sa saad lapselt vastuse, et mis oli koolis kõige lahedam asi, et mängisime Among Us'i, et sa ise ka natukene oleksid või et oskaksid seda teemat kuhugi arendada või et vestlust viia, et muidu sul ei olegi lõpuks lapsega mitte millestki rääkida. Ja sellest on kahju. Aga muidugi erinevates olukordades, vahel lapsed on väsinud, et nad ei jaksagi pärast kooli, vahel nad ei jaksagi lihtsalt rääkida. Rääkimine tegelikult on raske, aga siis võib teha midagi muud ka koos, lihtsalt nagu võtta näiteks mingid naljakaid, neid värviraamatuid ja värvida mingeid rumalaid pilte. Endal on mõnus, on ju, see on ka puhkus lapsega, koos saate kõrvuti teha, vahepeal lähevad pliiatsid kokku, see on mõnus, on ju, et ühesõnaga taolised tegevused. Ja. See oli ka meie see eesmärk, miks me selle päeviku välja töötasime, just see, et mitte siin on mõlemale, see on nii vanemale kui ka lapsele, eks. Et siin tegelikult on see, et vanem küsib lapse käest, ta saab infot, aga laps saab ka vanema käest infot, eks. Et näiteks see sama, et millised on olnud päeva jooksul sinu tunded, et kui palju lapsevanemana me räägime oma tunnetest enda lapsele, et tihti ongi, mõnikord need vestlused jäävadki väga pealiskaudseks just sellepärast, et me ei oska küsida võib-olla neid õigeid küsimusi, me ei oska seda vestlust viia, me ei olegi harjunud oma tundeid ja emotsioone väljendama. Ja teine asi, mis siit läbi paistab, on ju ka see, et kui me nagu tahame midagi oma lapselt, siis me peaksime sama vastu andma. Et see on nagu tõesti selline võrdne mäng selles suhtes, et mitte ainult, et laps tuleb koolist, jumala väsinud ja siis hakkavad need küsimused tulema, eks. Aga emme ise või ise mitte midagi ei pea vastama. Et sellest, see on hea nagu kõikides nendes teemades, et me oleme samal pulgal, eks. Sest laste jaoks on tähtis see ausus ja õiglus, eks. Ja see on ka üks asi, mis siis tuleb, on ju, et miks teisel on nutiseade, et miks tal on niimoodi. On ju, et see ei ole aus, et mina ei saa, tema saab teises peres. Ja siin võib-olla siin lõpetuseks tulekski öelda, et me peame nagu ise selle suhtumise võtma. Ja kui ma lastele seda suhtumist tegelikult õpetama, et see aeg, mis me oleme ilma nutiseadmete ja see aeg, mis me teeme midagi oma ajule, see on see tegelik kvaliteetaeg ja see on see aeg, mis määrab selle, milliseks inimeseks me saame või tahame saada. Jaa, väga tore. Aga Jaan räägibki kõigest lähemalt ja veel sügavamalt siis meie konverentsil. Ma arvan, et oli üleval ka link selle kohta kuskil ekraanil vaatajatele, kuulajatele, aga tõesti super ja mul on nii hea meel tegelikult, et meil on need digivõimalused, sellepärast, et vaata, kui paljud inimesed said sind täna kuulata ja neid kõiki tarkusi kõrva taha panna, et me ei räägi ainult siin Eesti erinevatest paikadest, vaid kindlasti inimesed ka väljapool Eestit. Ja mis ongi nagu tähtis, et ma usun, et tegelikult paljudel vaatajatel see tarkus juba põhimõtteliselt oli olemas, eks. Aga vahel on vaja, et keegi natukene nagu veel üle selle piiri aitaks ja mul on hea meel, kui vähemalt mõnes peres ma aitan seda elu muuta ja ajusid hoida. Just. Aitäh kõigile, suur tänu minu poolt. Palju edu ajude kasvatamisel, arendamisel ja hoidmisel. Ja, aga ma loosin sind ruttu välja ka siis 3 päevikut. Panen tööle meie keskkonna, kus mul on registreerunud. Nii, ja vaatame. Siit esimene päevik läheb Anne Reinsoole. Palju õnne! Ja. Siis teine päevik läheb Jarvi Kotkas. Jälle palju õnne.
ja 3. päevik läheb Kristina Astmäe, et me võtame teiega kõigiga ühendust siis ka ja Jaan, sulle ka üks päevik kingituseks. Suur tänu. Ja veel kord ma näen seal YouTube'is kõik tänavad kenasti, et suur aitäh teile, et te kuulasite, meiega olite ja suur aitäh, kui te viitsite nüüd edaspidi veelgi rohkem oma laste ajude nimel pingutada. Aitäh teile! Just, ja tänan väga siit omalt poolt.